Westplate on ühekordseks kasutuseks mõeldud taldrik, mis võimaldab toituspinda kasutamata süüa juua. Kuna taldriki joogina on hoitavad ühe käega, jääb teine käsi söömiseks, joomiseks ja nõnda lihtne see ongi. Tere! Mis te kaasa tõite? See on Westplate, see on taldrik üritustele. Rahvaüritustel on alatasa üks jama söömisega. Tavaliselt käib see ju niimoodi, laudu toole ei jätku ja süüa tuleb niimoodi, et sul on taldrik ühes käes ja tops teises käes. Ja siis oleks vaja kolmandat kätt, millega üldse süüa. Westplate on taldrik, mille keskel on süvis joogitopsile, purgile või pudelile, see on standardne. Ja kuna teine käsi jääb söömiseks vabalt, saamegi seda mugavalt teha. See kole, see näeb välja koera kaus. Antud hetkel on tegemist prototüübiga, me lihvime seda. Põhiline on siiski funktsionaalsus, mis sellega täidetud saab. Kas inimesed tahavad sellise suure supikausiga kuskil presidendi pallil näiteks istuda, oleks see sobilik või? No see ei ole presidendi palli toode päris, et see on siiski väliürituse. Mingisugusele esimesele teisele Eesti eraldi tooted, presidendi palli ei sobi ja kuskile lihtrahvale sobib või? Mitte lihtrahvale, aga president käib ka lauluväljakul teinekord kontserti nautimas, nii et sealt on ta kindlasti väga sobilik. Mis materjalist te kaotsate teha seda? Tulevad erinevad plastikud, biolagunad materjalid, ka paksemast plastikust kordukasutuvaks, nii et variante tuleb väga mitmeid. Plastik ei ole absoluutne eilne päev, me katsume plastikust kõik eemaldada, mitte ühekordselt nõusid teha, te lähete nagu ajas 10-20 aastat tagasi. Pigem mitte. Plastikut kasutatakse järjest rohkem sellel põhimõttel, et teda saab ümber töödelda. Sellepärast, et ta lihtsalt on odav. Meil on teine lahendus on ka biolagunad materjalid, aga selle turg on täna ainult 3%. Me pakume siiski funktsionaalsust ja see, mis materjalist toodet tegema hakatakse, see on juba iga riigi ja omavalitsuse regulatsioon. Kui palju üks selline maksma hakkab? Ühekordse kasutusega umbes 2-30 senti, võib-olla isegi odavamast materjalist alates 10% või 10 eurosendist ja kallimad siis kordukasutusega eur, 2 euri maksimum. Ma olen kuulnud, ameeriklastel on sellised asjad juba olemas. Ma olen näinud selliseid kuskil YouTube'i vahendusel. Päris selliseid asju olemas ei ole. On näiteks meil, peame siis konkurendiks, on GoPlate, see on taldrik, mis asetub pudelile kaela ja seetõttu on tema kasutamine piiratud. Kui enamus rock-kontsertitel on just sellised topsid, nii-öelda pudeleid seal kasutada ei või, sest sellega hakatakse artiste loopima, siis GoPlate'i kasutamine on nii-öelda välistatud. Aga siia paned ükskõik standardse topsi, purgi või pudeli. Kas keegi on huvi üles näidanud ka sellise asja vastu? Jaa, väga paljud oleme rääkinud pakendimüüjatega ja ka selles Ajuhe programmis olles teadjate inimestega, kes on siis meie toodet hinnanud ja ma ei ole kohanud veel inimest, kes oleks öelnud, et meie tootel ei ole perspektiivi või tulevikku. See näeb nõme välja, see on väga suur puudus sellel. Mis te ette võtad selle? Võib-olla teile ei meeldi see värv? Absoluutselt, mulle ei meeldi see kuju ka. See topsik mulle ka selle sees ei meeldi. Okei, mis me ette võtame? Ette võtame seda, et loomulikult toote arendus käib. Ega siin ei ole tegemist ka veel lõpliku lahendusega. Et kui me räägime toote suurustest, võib-olla mahtudest, et juba järgmised mudelid, mis meil on töös, et seda suurust ka tehnilistel põhjustel, et teda hästi vormida, teda veidike ka madaldatakse. Mis te sinna sisse paneksite? See on 3 sellist suurt tava, mis te tõstaksite sinna? No ta jaotub siis nii nagu klassikaline, ütleme siis täna kasutusel olev praekarp, et siia läheks siis nüüd sellised suuremad toiduained, kartulid, makaronid, pasta, mis iganes, liha, salat ja siin on väiksem osa ka kastme jaoks. Aga ma lisan juurde, et neid jaotusi on väga erinevaid, on 2 sektsiooniga, 3, on ka veel 4 ja meil on ka veel kaanega mudel tulemas. See on ainult meestele mõelnud, ma saan, et õlleklaas sobib või õlle joovad naised ka, kui midagi muutad juus ei mahu sinna, hakkab loksuma, kukub ümber. Ei loksuma hakka midagi, need topsid on väga standardsed, isegi kohvitops, mis on küll madalam, aga selle põhi on ikkagi, ütleme, et standard on umbes sama suur. Ta võib hakata pisut loksuma, aga ümber ei kukku midagi. See on meie taldriku suur eelis, et ka alt vaadates ta istub hästi käe peale ja just see balansseerimine, et kui meil on siin raskemad tooted ühel pool või teisel pool, siis kui taldrik muutub nii-öelda ebaühtlasemaks, on ikkagi teda mugav hoida, mis on selle tavalise taldriku probleem täna, kui me võtame siit raskema lihatükki ära, et siis hakkab see taldrik kuhugi poole kalduma. Ta on hästi balansseeritud. Palun.